puhkepäeval sõitsin, ning üles neiu kui leidsin, ütlesin lihtsalt ja siiralt nii. Ei seda teadnud ma iial, et õitseb roosranna liivan, kuid kas võin lootama seda, et see rooskord heliks minul tuba. Ent näitas saatus mul karmust, ta nägin käes iga sõrmust, mu pulev vaadises põrmus, kroosist okkad vaid jäi. Mitu saart on Eestis? Mine võtta kinni, palju neid on. Vaevalt leidub Eestimaal inimest, kes teaks saarte täpset arvu, ja ega see arvepidamine lihtne olegi. Üheks põhjuseks, miks saarte arv Eesti rannikul pidevalt muutub, on maakoore tõus lood Eestis. See ulatub 3 millimeetrini aastas. Saari on Eestis üle 1000. Ühed neist liituvad mandriga, teised kerkivad alles merest. Omapärane ja huvitav on Lääne-Eesti saarestik. Siia kuuluvad suured saared nagu Saaremaa ja Hiiumaa. Kuid nende läheduses on veel 100 väikesed saarekesed, mis annavadki kogu saarestikule kordumatu ilme ja võlu. Ainult 20 saart Eestis on suuremad kui 1 ruutkilomeeter. Väikesed saared ehk laiud on väga noored, mis teebki nad väärtuslikeks laboratooriumiteks maastiku arengu uurimisel. Suur osa neist on võetud looduskaitse alla. Eestimaa läänerannik ja saared on ühtedele rändlindudele koduks, teistele puhkepaigaks nende pikkadel rändudel. Lindude kaitseks on loodud Eestis 2 kaitseala, Vilsandi ja Matsalu. 1910. aastal pandi alus Vilsandi looduskaitsealale ehk Vilsandi linnuriigile. See oli esimene looduskaitseala Baltimaades ja üks esimesi Euroopas. Vilsandi linnuriik paikneb ligi 100 saarel. Seda riiki on külastanud 247 erinevat linnuliiki. Vilsandi looduskaitsealal pesitseb ligi 8000 haudepaari merelinde. Eesti suurim saar, Saaremaa, on oma ainulaadsuse säilitanud tänu oma asukoha eraldatusele. Põlistes külades elatakse ka praegu elu, mis meenutab vana talupoja Eestit.
Sajandite vanused kiviaiad on mälestus põlvkondade pikkusest tööst. Põllu harimine tähendas pidevat võitlust kividega. Põldudelt korjatud kividest laoti Eestimaal 1000 kilomeetreid kiviaedu. Kiviaedu ja pukktuulikuid peetakse Saaremaa sümboliteks. 19. sajandil oli peaaegu igal Saare ja Muhumaa suuremal talul oma tuuleveski. Eestimaa saartel ja läänerannikul on tänu inimtegevusele säilinud rannakarjamaad. Mujal Euroopas on nad peaaegu kadunud. Nende säilimisega jäävad alles elupaigad paljudele putuka, looma, linnu- ja taimeliikidele. Saaremaad ja Hiiumaad peetakse botaanikute paradiisiks, kuna väikesel territooriumil leidub pea 80% kõigist Eestis kasvavatest taimeliikidest. Kõige liigirikkamad on aga hoopis Saarte ja Läänemaa puisniidud. Seal on ühel ruutmeetril loendatud 74 erinevat soontaime. Need on Euroopa ühed liigirikkamad kooslused. Suure meteoorkeha langemine Saaremaale jättis meile ainulaadse loodusmälestise, Kaali kraatrite välja. Kaali meteoriidikraatrite väli Saaremaal on kogu Euraasia efektseim kraatriväli. Maailma tuntumate ja nooremate hiidkraatrite hulgas kuulus Kaali peakraatrile 8. koht. Kaali meteoriit on viimane maailma tihedasti asustatud piirkonda langenud hiidmeteoriit. Kümme 000 aastat tagasi tõusis Läänemerest väikese laiuna saagadest tuntud Daga-Iti saar, praegune Hiiumaa. Hiiumaa on suuruselt Eesti teine saar, 60 kilomeetrit läänest itta ja 45 kilomeetrit põhjast lõunasse. Rannik ja meri muutuvad Hiiumaa ümber praegugi. Seda, milline nägi välja maailm siis, kui Hiiumaa merest tõusma hakkas, näeb Kassaris Sääre tirbil. Umbes 2 kilomeetri pikkune järjest ahenev kruusane seljandik viib Hiiumaa edela tippu. Vanad meresõitjad toonud siia enne ohtlikule reisile minekut õnnekivi, jumalate meele heaks. Legend jutustab, et kunagi tahtnud Saaremaa ja Hiiumaa vägilased Suur Tõll ja Leiger teineteisel külas käia. Et seda mugavam teha oleks, otsustati sild ehitada. Hiiumaa poolt sai sild lai ja kõrge, mida enam Saaremaa poole, seda kitsamaks ja madalamaks see jäi. Kuid vägilaste kangekaelsuse tõttu jäänud ehitus katki. Lõpuks näinud sild välja kui säär, sealt ka nimi, Kassari säär. Hiiumaa üle 300 kilomeetri pikkusel rannajoonel on väga eriilmelisi randu. On kilomeetrite pikkused liivarannad sekka luitemännikutega. On romantilised kivised rannad.
On paiku, kus rannaäärne roog džunglit meenutab. Pilliroog võtab võimus seal, kus rannaniite enam ei hooldata. Parim võimalus tutvuda hiidlaste elu ja huumorimeelega avaneb külastades mõnd vana talumuuseumi. Nii mõneski neist pakutakse hiidlaste toite ning kanget Hiiu õlut. Niin, on siellä. Ole hyvä. Hiiumaal tõusis esimesena merevoogudest Kõpu poolsaar. Selle kõrgemas osas seisab Kõpu tuletorn, mis on vanuselt 3. maailma pidevalt tegutsenud tuletornide seas. Juba 500 aastat on ta aidanud meremehi madalal ja karide rohkel merel. Vaade siit Kõpu tuletorni tipust paneb vaataja uskuma, et umbes 70% saare pindalast on kaetud metsaga. 184 hektaril siinsetest metsadest on loodusreservaadid, kuhu ei tohi astuda ühegi külastaja jalg. Eesti on Euroopa üks metsarikkamaid riike. Mets katab poole tema territooriumist. Mänd ongi meie metsade levinuim puuliik, kasvades nii kõrgetel paludel kui vesistel rabadel. Pea sama palju, ligi 1/3 metsadest on kaasikud. Inimeste sekkumiseta kataksid suuremat osa Eestimaast just võimsad kuusemetsad. Kuusikud on aga viimastel aastatel järjest enam saanud tunda raiesurvet. Et metsad ikka mühiseksid, on Eestimaal juba üle 70-aastane metsaistutuskampaaniate traditsioon. Ka Euroopa Liitu astumist 2004. aastal tähistasid eestlased 1 miljoni puu istutamisega Eestimaa metsadesse.